tere kaunist reedet, tuli välja, et päike ja kevad koputab ka kättviisi ukse peale ja mul on siia Allan ja räägime täna Honda juttu. Ja meie ees on kohe lahtiste luukidega üks uus mootorratas, mis on siis selle aasta mudelist. Jep, selle aasta uudismudel NC700X, selline kerge enduro välimusega lihtne ratas, kahepütane 670 kuupi. Panipaik on tal siis paagi asemel ja paak on sadula all. Panipaik on selles mõttes hea, et siia mahub kiiver ka sisse, see ei ole ainult võtmete ja rahakoti. Nii ta on, siia mahub avatav kiiver sisse, nagu siin praegu hetkel on, et läheb ta täitsa siia ilusti sisse ära, pole probleemi. Ja see siis omakorda tegelikult tähendab seda, et kütuse paak on toodud siis siia kuskile istme alla. Ta läheb siit niimoodi istme alla, mis viib jälle omakorda raskuskeset allapoole, mis teeb jälle omakorda juhitavust paremaks ja nii edasi. Räägi natukene sellest rattast veel, mis tal niisugust tehnilist eripära on? Tehniline eripära vast on samane kahepütane mootor, 670 kuupi, kahes variandis kas 35 või 38 kilovatti. Ja mis on kindlasti sellise klassi ratta puhul eriline on see, et teda on saada nii tavalise klassikalise käigukastiga kui siis ka kahesiduriga, see dual clutch transmission kastiga. Hinnavahe neil on 1000 eurot, see on 6490, teine on 7490. Aga see on nüüd kondlitega versioon, on ju? No ta on selline jah, ülakondliga, et sellest perekonnast tegelikult on 3 ratast tuli välja, ja 2 nendest on rattad, 1 kipub rolleriks, et on veel NC700S, mis on siis naked klassi ratas, täpselt sama mootoriga, sama raami peal, ja hind on tiba odavamgi, et 5990 ja 6990, siis vastavalt samamoodi on teda seda dual clutchiga saada. Ja 3. variant on siis Integra, ehk siis selline mootorratta sõiduomastuste ja rolleri välimusega pill. Okay. Et seda on saada siis ainult selle dual clutchiga ja 38 kilovatiga. See on nüüd selline moodne valget värvi ratas. Milline värvivalik veel on? Punast, musta, hõbedast, ja enamus on hetkel laos olemas ja saab kohe kätte, kellel huvi on seda osta. Nii siis liisinguga kui kohe välja. Ma leidsin selle ratta küll paar täitsa huvitavat tükki ja selleks on sellised mingid spoilerid siia külge pandud, et see on vist selline lisavarustus. Need on nüüd lisavarustus, jah, kes võib-olla rohkem maantasõitu sõidab, et siis sellel väheke rohkem oleks niisugust tuulekaitset põlvedele ja siis jalgadele siin alumised spoilerid. See peaks iseenesest päris hästi töötama, sest tavaliselt on ikka see, et puhub otse põlve peale. Jah, eks ta suunab seda. Insenerid on vaadanud, et niisugune tükk on hea. Ja äge tuuning-detail on siin külje peal ka see selline alumiiniumist. See on selline jah, ornament niisugune, tekitab rohkem niisugust võib-olla off-roadi imidžit. Aga nagu on näidanud uuringut, siis off-roadi meestest suur osa ei jõuagi kunagi off-roadi, vaid sõidavad oma ägeda off-road rattaga asfaldil. Üks asi veel, mis silma jääb ja võib-olla isegi natukene nagu silma kraapima, on see selline suhteliselt kitsas tagaratas. No sellel on jälle kindlasti omad põhjused, et tal oleks võimalikult optimaalselt head sõiduomadused ja siis lisaks ökonoomsus, et ta on suhteliselt ökonoomne ratas. Paak on tal 14 liitrit ja mõned 100 milliliitrit peale ja kütusekulu norm arvestuse järgi on siis 3,6 liitrit 100-le. No nii, ja see on siis sama mootoriga nüüd see rolleri variantist. Just, et tal on põhimõtteliselt mootor ja raami osa on sama, vastavalt siis kohandatud nii-öelda, et ta stiililt siukse rolleri stiiliga ühilduks, et kondlid ja asjad ja sadulad ja nii edasi, ja seda on saada ainult siis selle dual clutch transmissioniga ehk siis automaatkastiga kõige lihtsamalt seletatuna. No vaatagi, et selle lülitamiseks on siia selline äge nupusüsteem tehtud. Jep, siit saad panna drive'i, mis on tavaline režiim, või siis spordi, mis on vähe äkilisem. Ja teine variant on veel siit manuaalrežiimi lülitada, siis saab siuke hävitaja stiilis või siukse labadega või nupukestega käike vahetada manuaalselt. Ja siit jääb silma vist mingisugune käsipiduri. Nagu DN-il kunagigi, jah. On siuke käsipidur, kuna teda ei ole võimalik ju käikus sees kuskile kallaku peale jätta, siis peab olema seisupidur olemas. Ja sellel samamoodi on siin pandud väiksed lisatuulesuunajad juurde, et seda tuulekaitset veelgi suurendada, kuigi tal siin põlvedele on kaitse juba olemas. Mis see sellise pilli hind on? Selle hind on 8590 eurot. Üleliia soodne ei ole? Noh, ei ole. Ma arvan, et siukse pilli eest on täpselt paras jagu. No arvestades, et 670 on mootorid ka tegelikult. Jah, et ta liigub jõudsalt edasi. Mootor on selles suhtes eriline, et tal on toodud väänet kõvasti allapoole. Et oleks seda nii-öelda, kuni legaalsete kiirusteni on tal minek
ütleme siis kõige lähem võtta võib-olla mootor on CBF 600, sellega on minek nii-öelda võrdne. Ta on raami poolest ka natukene rohkem ikkagi mootorratas, sest siia on säilinud veel tagakiige. Tavaliselt rolleritel on see variaatori kolakaga see tagaratas seal all. Jah, siin on kettülekanne nii-öelda mootorrattalikult, et kõik võimalik jõud sinna ilusti üle kanda. Et see on jah erinevus tal nii-öelda rolleriga, aga stiil ja selline sõidumugavus on rolleri oma võetud. Mõlemast nii-öelda plussid. Kuidas tal panipaikadega on? Panipaiku on tal üks selline pisem, siuke telefoni, mis iganes väikse nipsasja hoidmiseks ja teine on sadulaalune, mis ei ole küll nüüd nii suur, et siia avatav kiiver ära mahub, aga selline rolleri tüüpi kiiver mahub siia alla ka ilusti ära, et poodi minnes ei pea midagi kaasast tassima ja paak on samamoodi tal sadulaal. Ja värvivalikusse kuuluvad? Värvivalikusse on hõbedane, valge, must ja siis punane. Iseenesest päris huvitav lahendus ja sellega võiks lausa sõita proovida, ma arvan, et see võimalus sul on. Tundub selline hästi lihtsasti juhitatav vähemalt peale vaadates. Jah, tal on ja minek on selline päris mõnus. Ma olen taga talvel siin siseoludes sõitnud, et väga suurt hoogu üles ei saanud võtta, aga selline mõnus minek on täitsa ühtlane ja jõuline. Et aga proovisõidupäeval meil saab proovida teda 4.5. mai. Iga aasta. See aasta on Tallinnas 2-päevane. 4.5. reede laupäev ja nädal peale 112. on siis Tartus. Väga hästi. Ja infot saab, ma arvan, kuskil aprilli lõpust hakata vaatama kodulehelt, meil saab ennast registreerida proovisõidule ära. Nüüd oleme jõudnud siis selliste tõsisemast matkamootorrataste klassi. Just kaua oodatud siis Cross Tourer, mis siis on nii-öelda suurem variant Crossrunnerist, mis eelmine aasta tuli välja 800-ne. See on nüüd siis 1200-ne. Et on samamoodi on VFR-i pealt mootor ja kohandatud siis selliseks rohkem matkasõiduks, madalamalt väänet rohkem, tiba ökonoomsem, et samamoodi selle paagiga saab sõita 400 pluss kilomeetrit, et siis 400 pealt läheb ta reservi nii-öelda. Üks asi, mis kohe jääb silma, on see sama automaatkasti lahendus on ju? Jah, sellel on nüüd ka see uue tüübi DCT kast peal, ehk tal on samamoodi 3 režiimi, on Drive, Sport ja Manual. Sport, Manual töötavad nagu eelmisel versioonilgi, Drive'il on siis nii-öelda õppimisomadus. Ehk ta õpib juhi sõidustiili järgi ära vastavalt teeoludele, et kas siis ütleme sportlik sõidustiil või mägedes sõita, kus on vaja allamäge palju käiguga pidurdada, üles rohkem mahetada, et selle ta on suutlik ära õppima. Ja see suurendab sõidumugavast loomulikult. Ja tehniliste uuenduste poole pealt on vast veojõukontroll, mis on uus asi, mis peal on. Et seda see on esimene aasta nüüd, kui on nii sellel peal, kui ka siis VFR 1200-l. Nii mõlemal on ta täpselt sama süsteemiga peal, välja lülitatav. Üheks huvitavaks asjaks on veel see velgede ja kodarate süsteem. Jah, et on kodarveljet pandud matkarattale ja mis siis kannatab suuremaid nii-öelda rappumisi ja lööke ja kodarad on kerge nurga all paigaldatud, et juhul kui see peaks katkema, siis ei tule sealt sõidu ajal välja ja ei torka kuskile rehvi ja hoiab ära muud muret sellega kaasnevad seiklused, mis võivad matkal tekkida. Aga tegelikult on ta suhteliselt hooldevaba, et kardaaniga ülekanne. Jah, ideaalne matkale, et saad nagu nautida matka, mitte ratta hooldamist. Et kardaaniga ja 12 000 hooldevälp on tal 3 aastat garantiid, sama nagu VFR-ilgi. Lai valik lisavarustust, siin on nüüd peal kohvriring, kõrgem tuuleklaas, aga võimalik on siia saada veel kõikvõimalikke udutulesid ja sellist nipet-näpet asja veel, 12 voldi pistikuid, navihoidikut, on navi, kõike, mida võiks matkal vaja minna. Huvitav oleks saada just niisugust tagasisidet, et kuidasmoodi see automaatkast sellise ratta puhul töötab üldse. Et ma kujutan ette, kui pikalt mööda asfalti on sõita, siis ta on nagu igavesti asja ette. Jah, seda kindlasti, et eks seda nüüd saab proovida, kui ratasregistrisse saab ja saab minna teha mõned tõsisemad tiirud kuskil, proovida erinevaid teid, erinevaid maastikke, üksi sõites, kahekesi sõites. Et siis saab siis oskab öelda oma kogemuse järgi, et siiamaani Euroopas olnud kliendid on küll kõik väga rahul. Kellelgi midagi öelda, et eks see automaatkast nii-öelda ratta peal tekitab esialgu niisugust kahtlusi, aga samas
Eesti mastaabiski võtta, et VFR-iga, kes on sõitnud ja kes on ostnud selle dual clutchi või kas või TN-i, et on väga rahul, et ongi niisugune ratast, mida inimene on otsinud tegelikult. Räägime natuke varustusest ka, mis teil siia uut on tulemas selle aasta? Selle aasta sõiduvarustusest on nüüd meil pellikiivrid ja siis Yoko sõiduvarustus tulemas, et mingi osa on koha peal, aga on kõike põhimõtteliselt võimalik ka tellida suht kiirelt, ka 2-3 päevaga. Ja rataste koha pealt on ka, et on enamus rattaid on praegu kas saalis või laos olemas, et kellel kiire peale tuleb, siis astuge läbi ja saame aidata. Väga hästi, tulge vaadake siis siit ukse vahelt sisse, mis siin head on ja paljude inimestega võib-olla kohtume juba proovisõidupäeval. Jep. Kaunist nägemist. Nägemist. Ja sellel kohvril on veel tegelikult see lahendus, et selle alumiiniumist kohvri saab suuremaks teha. Siit on niisuguse Darth Vaderi hingamise häälega tuleb lahti selline väike vahetükk, nii et kui on kõrgemaid asju vaja panna siia.